Avan Rakvere gümnaasiumi põhikooli lõpuaktuse, palun koolilipp ja koolitunga laulusse tuua. Sümboliseerigu lipp kõigi Rakvere gümnaasiumi praeguste ja tulevaste õpilaste kuulumist ühte suurde perre. Olgu igal õpetaja sümboolselt üks niit lipu riides ja liitugu meie pere niisama tihedalt, kui on liitunud selle lipu lõimed. Soovime, et see lipp jääks kooli kollektiivi saatjaks kõigil rõõmsatel ja kurbadel päevadel. Saagu lipu all esimese klassi õpilane õpilaspileti aabitsa, saagu selle lipu all õpetaja lähetuse ellu. Kaunistagu lipp kooli aastapäeva ja teisi kooli tähtsaid sündmusi. Jäägu lippu hoidma abituurium ja nende tugevate kätte kaudu kogu kool. Olgu traditsiooniks, et lippu kannab ainult väärikaist väärikaim. Täna kandsid kooli lippu Markus Saaver, Katariina Parkja ja Miina Roost ning koolitungalt kandsid Rainer Liinvee, Kristiina Siiramets ja Kaireen Benek. Sõna saab Rakvere gümnaasiumi direktor Aivar Part. Austatud koosviibijad, head õpetajad, lapsevanemad, klassijuhatajad, mõned õpetajad. See kevad tuli teisiti. Pinge, ärevuse ja hirmuga ning tühjade linnatänavate, lennujaamade, koolimajade ja lõbustusasutustega. Aga samas ka puhtama õhu, selgeme taeva ja vähema müraga. Suur loodus oli sundinud inimesi oma elukorralduse üle järele mõtlema ja selles enesekeskses tarbimise hulluses natukesekski tagasi tõmbuma. Tänaseks oleme jälle tasapisi tavaellu rööpasse loksumas. Toimuvad inimeste kogunemised, peod, meeleavaldused, ka koolide lõpuaktused, kuigi pisut erinevas formaadis. Ja taas kord on meie ees siin kauni ja väärika koolimaja aulas hulk noori inimesi, kes lõpetavad Rakvere gümnaasiumis
põhikooli. Küll ilma lõpueksamite ja tavapäraste koolilõpu ettevõtmisteta, aga sellest pole midagi. Kohe algab suvi ja on aeg lasta ka need noored inimesed suvepuhkusele. Head noored põhikooli lõpetajad, kiidan teid, sest olete 9 aasta jooksul panustanud õppimisse vajalikul määral ja sellega välja teeninud ka põhikooli lõputunnistuse. Eks mõni pidi veel viimase hetkeni nerveerima, aga nüüd saate öelda, et lõpp hea, kõik hea. Täna peaksin olema lõputunnistust ootamas 57 lõpetajat, 26 poissi ja 31 tüdrukut. Kuidas võiks teid sõnadesse panna? Heidame nüüd põgusa pilgu teie klassijuhatajate abiga teie klasside kollektiivse olemise sügavustesse, kui nii võiks öelda. 9 A, 22 õpilast. 9 A klass on täis krutskeid ja ettevõtlikkust. Nende geniaalsed ideed on tihtipeale täiskasvanute jaoks mõistetamatud, kuid nende endi jaoks rikastavad koolielu. Selle klassi toimetamised läbi õppeaastate on nii mõnegi õpetaja närvid viimse piirini viinud. Kindlasti on nad jätnud kustumatu jälje paljude õpetajate mälestustesse ja südametesse. Nad peavad õppimist küll oluliseks, kuid tundide ajal peavad nad oluliseks leida aega ka iseendale, et mitte õppimisega liiale minna. Nende noorte poolehoidu pole alati lihtne saavutada. Aga kui see on saavutatud, siis hoiavad nad sind väga. Klassis on ette tulnud küll tuliseid vaidlusi, kuid lõpuks on vastu võetud ühised otsused, millega kõik on rahule jäänud. Olen oma 9. A klassi noorte üle väga uhke ning soovin neile edaspideks vaid parimat. Klassijuhataja Merilin Pudel. 9. B, 26 õpilast. 9. B klass on üpris arvukas ja erakordne seltskond noori, kes on õpihimulised, suudavad mõelda kastist välja, olla loovad ja intelligentselt naljalembesed. Juba nende esimene klassiõpetaja oli ehmunud, kui nägi, millisel hulgal kiituskirju aasta lõpul tuli kirjutada. Vanemaks saades hakati usinasti käima erinevatel võistlustel ja olümpiaadidel. Klassijuhataja pidi päris tihti minema klassijuhataja tundi mitu käskkirja kaasas. Tundub, et mõni õpilane lausa kollektsioneeris neid. Siinkohal meeldetuletuseks lastevanematele, et käskkirju antakse ka tunnustamise eest, näiteks olümpiaadi saavutuste eest, mitte ainult pahategude eest. Kui paljud klassid või koolid saavad öelda, et nende õpilased on 2 aines võtnud maakondlikul olümpiaadil näiteks kolmikvõidu või seda, et nende võistkond on tulnud väga tihedas konkurentsis põhikoolide mälumängus parimaks Eestis. Rääkimata sellest, et nende klassis õpib maailma parim 15-aastane inglise keele oskja Maria Suumann. Mitte ainult õppimises pole nad säravad olnud. See, kuidas nad kaitseliitlaste juhendamisel tapvas kuumuses ja sääskede rünnakute all siiski alla ei andnud, on noorte inimeste kohta märkimisväärne. Sel lõppusel sai selgeks, et noored pole mitte ainult visatinged, vaid veelgi enam. Üks 16-aastane neiu Berit Saar on tõestanud, et naised ei ole nõrgem sugupool, tõugates kuuli nii kaugele, et poisid ei saa lähedalegi. Võiks ennustada, et 9. B klassi hulgas on tulevane Eesti president, kuid ka see on neil juba läbitud etapp. Nimelt istuvad hetkel saalis nii president kui presidendi proua,
kes oma tiitlit teenisid välja juba 5. klassis. President Markus Jõgi sai valitud demokraatlikul teel läbi valimiste, kuid presidendiproua Marta Sõmer sai valitud loosi teel. Tulevikus võiksite tähtsad otsused, nagu endale elukaaslase valimine, teha siiski südame hääle järgi. Klassijuhataja Tuuli Länik. 9. D 5 õpilast. 9. D klass on täis vahvaid, rõõmsameelseid noori, kes oskavad igapäevaselt oma koolielu võimalikult põnevaks teha. Mõnikord on nende põnevad trikid nii mõnegi õpetaja juuksekarvad püsti ajanud. Aga kui nad mõnikord üllatavalt jällegi kogu tunni järjest tööd teevad või mõne hea nalja ütlevad, on raske nende peale pahane olla. 9. D klassis on õpilased, kelle ees on maailm valla ning kui nad leiavad elus need alad, mis neid vaimustavad, suudavad nad ületada kõik takistused oma teel. Klassijuhataja Tuuli Pesur. 9. C 4 õpilast. 9. C klass. Õpi tegema siis, kui ei taha. Õpi leppima siis, kui ei saa. Õpi nägema siis, kui on pime ja kuulma ning kuulama ka. Õpi naerma siis, kui on valus ja uskuma siis, kui ei tea. Õpi andma, kui keegi ei palu ja minema siis, kui ei pea. Klassijuhataja soovib oma õpilastele nende eluteel. Ärge minge sinna, kuhu rada viib. Minge sinna, kus rada ei ole ja saage teerajajaks. Koolitunnistus ei tähenda midagi, alles elus näitab inimene, mis ta tõepoolest väärt on. Klassijuhataja Julia Mägi. Muide, need 4 vaprat noort 9. C klassis on meil viimased vene õppekeelega klassi lõpetajad. Järgmisest õppeaastast on Rakvere linnas antav haridus täielikult riigikeelne ehk eestikeelne, mis loob õpilastele tunduvalt paremad võimalused edasiõppimiseks. Sellega on Rakvere gümnaasium meile linna poolt antud ülesande edukalt täitnud. Nüüd natuke sellest, kuidas te kooli ajal olete asju ära teinud. Kas on ka põhjust kedagi nimeliselt välja tuua? Muidugi tunnistuste kätteandmisel tuleb sinna juurde, mida mina praegu loen, veel palju muudki. Vaatame siis põhitöö õppimine. Tunnistusel ainult 5 kiitusega lõpetajad. Mainin need ära. Markus Jõgi, Diana Raid, Kris Sipolainen, Triinu Vassiljeva. Hinnetega 4 ja 5 lõpetab 16 noort. Ja ainekiituskirju üksikutes ainetes, mõnel ühes, mõnel mitmes aines saab 28 lõpetajat. Sellel aastal jäi ainealaste võistluste ja olümpiaadide korraldus selle suure pandeemia tõttu poolikuks ja ainult paaris valdkonnas jõuti kuhugi välja või lõpptulemusteni. Tänasest lõpetajatest võiks esile tuua tõesti Maria Suumani, kes tegi ülemaailmsel inglise keele võistlusel supertulemuse, ja Markus Jõgi, kes kutsuti riikliku lõppvooru ajaloo alal. Peale õppimise olete jõudnud kaasa teha ka paljudes muudes ettevõtmistes, mis meil koolis on traditsioonilist laadi. Kindlasti on teil veel neid asju ja huvisid ja hobisid, aga ega nendest direktor ja tõenäoliselt õpetajad palju ei teagi. Aga vaatame siis Rakvere gümnaasiumi teatriansambli tegemistes. Kuulus trupp meil, seal lõid kaasa Madli-Iriin Veski, Diana Raid, Maia Länik ja Ekaterina Mašina. Koorilaulus lasid häältel kõlada Agnes Pillesaar, Maia Länik, Ekaterina Mašina, Diana Raid, Kristin Marleen Rõõm, Keitlin Rasar, Marta Sõmer,
Maria Suumann, Ann-Marii Suvorov, Madli-Riin Veski. Sportimises on õpetajad esile tõstnud Martin Palõtševi, Tauri Veevo, Perit Saar, Tanel Jaagup Sillajõe, Markus Jõgi, Kris Sipolainen. Mälumänguga tegelesid kõvasti ja tuleb tunnistada, et väga edukalt Ann-Marii Suvorov, Kris Sipolainen, Timo Tiimus ja Markus Jõgi. Need noored osalesid tõesti ka üleriigilisel 14. Eesti koolinoorte mälumänguvõistlustel, kus saadi uskumatult lausa esimene koht. See on ikka väga kõva tulemus, et ühe väikelinna koolivõistkond riigi tasandil Tallinna ja Tartu niinimetatud eliitkoolide õpilastega rinda pistes selliselt suudab esineda. Õpilasesinduse tegevuses lõid aktiivselt kaasa ja said korralduskogemusi Maia Länik ja Diana Raid. Head lõpetajad, kindlasti jääte mäletama möödunud kooliaastatest mitmeid seiku klassikaaslastega, vempudest, pahandustest, rõõmudest, õpetajatest ja paljust muustki veel. Nüüd on see aeg möödas ja sellisel kujul ei tule enam kunagi tagasi. Mis siis edasi teha? Vastus on väga lihtne. Edasi tuleb ikka veel õppida. Muud mõistlikku võimalust teie vanuses ei ole. Nendel, kes otsustavad jätkata haridusteed kas meie koolis või reaalgümnaasiumis, saab tõenäoliselt olema mõnevõrra teistsugune gümnaasiumi aeg kui teie eelkäijatel, sest ees ootavad muutused. Viimaseks gümnaasiumi aastaks lähete te siis arvatavasti uude avatavasse kooli siin meie koolimaja ees ja teist saavad tõenäoliselt Rakvere riigigümnaasiumi esimese lennu vilistlased. Meie aga saame siit ülevalt vanast valgest koolimajast vaadata, kuidas teil seal all uues koolimajas õppimine ka läheb. Eks see aeg näitab, kuidas läheb. Aga sisuliselt ja pikemas vaates ei oma see, kus te õpite, teie edasises elus sugugi nii määravat rolli. Hoopis tähtsam on, et kindlasti edasi õpite. Käigu see õppimise tee siis läbi kutseharidussüsteemi või läbi gümnaasiumi ja ülikooli. Aga igas valikus on riski, mis saab siis, kui mõne aja pärast selgub, et olid teinud vale valiku. Siis tuleb maha istuda, asjade üle järele mõtelda ja uus suund võtta. Ei ole vaja vastumeelselt tegelda asjadega, mis sulle kohe üldse ei meeldi. Olen aegade jooksul näinud ka meil siin gümnaasiumis neid noori inimesi, kes kohe kuidagi õppida ei taha, kellest on näha, et see neile ei istu. Siis ei ole tõesti mõtet punnitada, tuleb leida endale sobilikum koht kui gümnaasium. Oluline on, et lõpuks leitakse ju endale meeldiv ja võimete kohane tee. Enne otsuse tegemist võiksite ka kindlasti ka oma vanematega konsulteerida. Aga mõnikord mängib meie valikutes määravat rolli ka juhus. Mõne sõbra või õpetaja õigel ajal öeldud julgustav sõna. Toon teile näite oma elust, kooliajast. Mul on tänaseni selgelt meeles tõeliselt heade õpetajate öeldud paar lauset, mis said määravaks minu õpingutes ja valikutes. Olime põhikooli ajal grupi poistega õpetajate silmis mitte just heas kirjas. Tuleb tunnistada, eks me muidugi korraldasime ka igast pättusi, tegime koolist popi, käisime Tallinnas kinos selle asemel, olime ülbed ja hakkasime õpetajatele vastu. Enda meelest püüdsime muidugi terav meelitseda. Tagantjärele hinnates oli see muidugi trotslike poisikeste asi. Aga nii kujuneski, et
käitumine pandi meile 2 ja põhikooli lõpus, siis oli see 8. klass, öeldi otse, et teil poisid keskkooli asja ei ole. Teie koht on Järva-Jaani kutsekoolis traktoristiks õppida. Ka vastavad iseloomused pandi kaasa. Ja siis olin sellega juba leppinud, et keskkooli ma ei sobi. Aga pärast lõpuaktust kutsus ajalooõpetaja mind kõrvale. Võttis pintsakanööbist kinni ja ütles, sina, Aivar, peaksid ikka keskkooli minema. See oli mulle väga ootamatu, et ta ütles seda minule, pahale poisile. See õpetaja ise oli sümpaatne, mulle tema tund meeldis ja hoiakult oli ta ka selline inimlik ja mõistev, ei karjunud meie peale ja ei halvustanud meid. Mõtlesin, et lähen ja proovin ja nii ma kodust kaugele keskkooli sattusingi. Ja teine juhtum, et siis minu keskkooli klassijuhataja, väga austatud eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ütles mulle kohe esimesel koolipäeval 4 silma vestluses. Teil, Aivar, ei ole just kõige parem iseloomustus, aga mina usun teisse. Eks ta kogenud õpetajana püüdis niiviisi mind, noort inimest, mõjutada paremuse poole. Ja mõjutaski, võtsin ennast kokku ja püüdsin instinktiivselt tema usaldust mitte kuritarvitada. Tagajärg oli, et käitumine ja hinded olid mul keskkoolis tunduvalt paremad kui põhikoolis ja see võimaldas lõpuks ka Tartu Ülikooli jõuda. Noored, hea sõna võib palju korda saata, võib inimeses eneseusu äratada, võib pingutama panna, särama panna. Ärge olge ka teie tulevikus kitsid heade sõnadega oma kaasteeliste kohta. Igaühes on peidus andekuse alge mingis valdkonnas. Leidke see endas ja minge püstipäi edasi. Austatud lapsevanemad, tunnustan teid selle eest, et olete oma laste nii-öelda tagalat kindlustades aidanud neil põhihariduse kätte saada. Aga panen ka südamele, et oleksite neile edaspidi igati veel toeks, sest nad vajavad seda. Loomulikult võiksite nüüd juba ohje lõdvemaks lasta. Las nad ise hakkavad üha rohkem oma elu korraldama. Õnnitlen teid teie laste kooli lõpetamise puhul. Austatud õpetajad, klassijuhatajad, teile üks lugu meie kunagise õpetaja Mare Rosmani ammendamatust lugude varasalvest. Seks korraks läbi. Nii pealkirjastas teismeline poiss viimase kirjandi. Õpetaja soovitas selguse mõttes lühikest vormi mitte kasutada ja nii sai uueks pealkirjaks selleks korraks läbi. Kui kooli õppeaasta lõpp kätte jõudis ja õpetaja kõigile kaunist suve soovis, läks poiss õpetaja laua juurde ja ütles, seks korraks siis läbi, kaunist suve teilegi. Seda kummi ikka veel ei ole, mis teeks olematuks kõik me vead. Koolipoisile, kaulakale, õpetaja soovib ainult head. Aitäh teile tehtud töö eest. Head lõpetajad, teie jääte minu viimaseks arvult 27. Rakvere gümnaasiumi põhikooli lennuks, kellele mul on varsti kohe rõõm lõputunnistused kätte anda. Sügisel me enam selle koolimaja seinte vahel ei kohtu, siis ütleb siin teile tere tulemast juba uus direktor. Mina jätan teiega hüvasti täna ja soovin kõigile häid kordaminekuid edasises elus. Puhake nüüd paar kuud, et sügisest jälle uue hooga õppima hakata. Ikka oma õnne nimel. Palju õnne teile põhikooli lõpetamise puhul. Tänan tähelepanu eest.
Teile esinevad Kristjan Tropp, Mikk Popõlski ja lõpetaja Diana Šalõtt. Lõputunnistused saab kätte 9. A-klass. Loen ette Rakvere gümnaasiumi direktori käskkirja 19. juuni 2020 number 55117. Võttes aluseks õppenõukogu otsuse 18. juunist number 5, annan välja põhikooli lõputunnistused ja arvan välja õpilaste nimekirjast järgmised õpilased. 9. A-klass. Sandra Aasaväli lõpetab hinnetega 4 ja 5. Nastasia Alkimionak lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri käsitöös. Martin Paalutsev, aine kiituskiri kehalises kasvatuses. Reno Kirsipuu. Christopher Kukk. David Kuriko.
Kristo Kuusmik. Karolin Lindlo, ainekiituskiri käsitöös. Roman Makarov. Ekaterina Mašina, ainekiituskiri muusikaõpetuses. Holger Nõmmela. Jelisaveta Odnenko. Silver Raja, ainekiituskiri ühiskonnaõpetuses. Ragne Rohumets. Eliise Sambla. Ave-Kaisa Sammelselg. Diana Šalõtt, ainekiituskiri muusikaõpetuses. Tanel Jaagup Sillajõe. Doris Toomingas. Kätlin Veerme lõpetab hinnetega 4 ja 5, ainekiituskiri käsitöös ja kunstiõpetuses. Tauri Veevo lõpetab hinnetega 4 ja 5, ainekiituskiri kehalises kasvatuses. Aiman Sandrian Ülesoo, ainekiituskiri inglise keeles. Ja klassijuhataja Merilin Pudel. Lõputunnistused saab kätte 9. B-klass. Markus Jõgi saab kiitusega lõputunnistuse. Diana Raid saab kiitusega lõputunnistuse. Kris Sipolainen saab kiitusega lõputunnistuse. Triinu Vassiljeva saab kiitusega lõputunnistuse. Jüri Herdman Johannes Peldman lõpetab hinnetega 4 ja 5, ainekiituskiri inglise keeles, eesti keeles ja kirjanduses. Mirel Grünthal.
Taur Marvin Jannu. Ketli Kollamaa. Kristo Koort. Risto Kuntro lõpetab hinnetega 4 ja 5. Maia Länik lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri, loetelu pikk. Inglise keeles, eesti keeles, kirjanduses, saksa keeles, käsitöös, ühiskonnaõpetuses ja muusikaõpetuses. Indrek Parts lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja kunstiõpetuses. Minna Anett Peil lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri käsitöös. Agne Pillessaar lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri muusikaõpetuses ja käsitöös. Karolin Pugri. Eneken Lill Põdra lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Keitlin Rosar, aine kiituskiri muusikaõpetuses. Kristin Marleen Rõõm lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri käsitöös ja muusikaõpetuses. Berit Saar lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri bioloogias ja kehalises kasvatuses. Maria Suuman, aine kiituskiri inglise keeles, eesti keeles, kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja muusikaõpetuses. Ain-Marii Suvorov, aine kiituskiri kirjanduses, inglise keeles, käsitöös ja muusikaõpetuses. Marta Sõmer, aine kiituskiri inglise keeles, kirjanduses, ühiskonnaõpetuses ja muusikaõpetuses. Timo Tiimus lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri ajaloos, geograafias, keemias ja kehalises kasvatuses. Madli Riin Veski lõpetab hinnetega 4 ja 5, aine kiituskiri kirjanduses, inglise keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, käsitöös ja muusikaõpetuses. Ärp Johannes Vilu, aine kiituskiri matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses. Keidi Võsaste lõpetab hinnetega 4 ja 5.
ja klassijuhataja Tuuli Länik. lõputunnistused saab kätte 9. C-klass. Elina Suujeva, Danil Željapov, Liili Talimäe, Richard Tulaidan, klassijuhataja Julia Mägi. lõputunnistused saab kätte 9. D-klass. Mirek Aadva, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Perlita Plohhina, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Revon Kuusik, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Ingo Nirgi, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses ja kehalises kasvatuses. Robin Roostik, aine kiituskiri ühiskonnaõpetuses. Klassijuhataja Tuuli Pesur. Teile esinevad Kristjan Tropp, Mikk Popõlski ja lõpetaja Diana Šalõtt.
klassijuhatajate nimel saab sõna Tuuli Länik. Armsad koolilõpetajad, õpetajad, juhtkond ja lapsevanemad. Kallid koolilõpetajad, 9 aastat on möödunud sellest, kui tulite siia aulasse abiturientide käe kõrval, et alustada üht seiklusrikast teekonda, mis ei ole alati olnud lihtne. Olete siiski suutnud kõik takistused ületada ja jõudnud tagasi siia samasse aulasse, kust teie koolitee alguse sai, et taaskord jätkata oma haridusteed. Nende aastate sisse on mahtunud palju, võite ja kaotusi, rõõmu ja kurbust, põnevust ja igavust, aga ka tuliseid vaidlusi õpetajatega, ühiseid väljasõite, klassiõhtuid, õppekäike. Teie puhul oli näha, et väärtustate sõbralikkust, ühtekuuluvustunnet ja üksteise toetamist. Need ühiselt loodud mälestused jäävad teile meenutama koos käidud kooliaega. Kallid lapsevanemad, aitäh, et olete meid toetanud ning teinud kõik endast oleneva, et teie lastel oleks võimalikult hea ning turvaline siit uutele väljakutsetele vastu astuda. Teame, et olete tegutsenud lähtuvalt soovist pakkuda oma lastele vaid parimat. Aitäh teile! Head õpetajad, meil on väga hea meel, et olete tekitanud meie noortes uudishimu ning teadmiste janu. Veelgi enam oleme klassijuhatajatena rahul sellega, et andsite kõigile võimaluse areneda vastavalt nende võimetele ja julgustanud neid ka ennast ületama. Aitäh teile! Meie klassijuhatajatena soovime, et teid ootaksid ees uued ja põnevad seiklused ning väljakutsed. Oleme teie üle südamest uhked ning jääme seda koos käidud teekonda rõõmsalt meenutama. Armsad lõpetajad, anname teile kaasa ühe soovituse. Olgu teil meelekindlust leppida asjadega, mida te muuta ei saa. Julgust muuta asju, mida te muuta saate, ja tarkust nende kahe vahel alati vahet teha. Aitäh! Lastevanemate nimel saab sõna Mati Jõgi. Arvatagi, minu ülekõige soov on olnud pidada kõnet palmi all. Et kui midagi elus ikkagi väga soovida ei tahta, siis näete, see ükskord täitub kas või iseenesest. Selle tarkusega põhimõtteliselt võiksingi ma oma kõnega lõpetada. Aga olgu, ma lisan veel siia paar mõtet või tegelikult kordan seda, mida nii koolidirektor kui ka õpetaja Länik klassijuhatajate nimel juba teile ütles ja soovis. Seega, austatud Rakvere gümnaasiumi direktor, õpetajaskond ja muu koolipere, armsad klassijuhatajad, valikvõistluse läbinud ja siin viibinud pereliikmed ja lapsevanemad ning pereliikmed veebiauditooriumis. Head põhikooli lõpetajad, kallid lapsed, just meil, lapsevanematel, on kõige raskem taibata, et meie lapsed pole enam lapsed, vaid asjalikud noored inimesed, kellel on omad selged seisukohad ning soovid, väärtused ning arusaamised ja millest nad mõnikord ka meile kirglikult teada annavad. Täna on see päev, kus me peame seda tunnistama. Meie lapsed on lõpetanud põhikooli
nad on omandanud põhihariduse, läbides edukalt 9 aasta pikkuse eksamisessiooni erinevates õppe kui ka elu õppimise ainetes. Küll lõpueksameid tegemata, aga me ei pea seda rõhutama, kuigi mina olen juba teine, kes seda ütleb. Parim tänu neile, kes aitasid teil läbida seda teed, on mäletada head. Mäletada head ning lõbusat kooliajast ja koolimajast, õpetajatest ja koolikaaslastest. Mäletada head ning lõbusad näiteks noodivihiku täitmisest, trigonomeetria ülesandest, ebareeglipärasest võõrast keelest, vähese lumega suusatamisest, kohustuslikust kirjandusest ja nii edasi ja nii edasi. Mäletada head ning lõbusat ning mitte häbeneda seda ka välja öelda, et kool on üks tore koht, no vähemalt mõni kord. Head noored inimesed, nüüd põhikooli lõpetamisel te peaksite ja tõenäoliselt te oletegi juba endalt küsinud, kes ma olen, kelleks ma saan, kelleks ma tahan saada. Valdav osa teist on selle lähituleviku osas oma otsuse kindlasti juba teinud. Võib tunduda võib-olla praegu, et neid valikuid ja võimalusi on päris mitmeid, aga ma nõustun siin, et tegelikult valikuid on ainult üks: edasi õppida, teadmisi omandada. Jah, see koht ja vorm, kuidas seda teha, võib erineda siiamaani olnust, aga õppimise tööd pooleli jätta on vara veel. Ja nüüd on aeg õppida iseenda jaoks. Mina, kes ma pean pidama kõnet kõigi lastevanema nimel, ei suuda siin kindlasti kõigi vanemate soove ega mõtteid ega tundeid väljendada, aga ma olen kindel, et me kõik oleme teie üle uhked, me hoolime teist ja toetame teid ja te olete ikka jätkuvalt meie armsad lapsed. Kool on läbi, elagu kool, vahvat suve ja oleme terved! Lõpetajate nimel saab sõna Krissi Polainen. Kallid lõpetajad, õpetajad ja lapsevanemad, armsad kuulajad, on suur au teid tervitada täna siin aulas. Ma ei ütleks, et esimesse klassi astudes oleks mul olnud suur tahtmine pidada 9. klassi lõpuaktusel lõpetajate poolt kõne, aga siin ma olen. Täna on meie 9. klassi lõpetajate esimesse klassi minekust möödunud 9 aastat ning mulle endalegi ootamatult on kätte jõudnud põhikooli lõpp. Alates tänasest päevast on igaüks meist ise oma saatuse sepp ja oma õnne valaja. Meie jaoks kujunes põhikooli lõpp eelmiste lendudega võrreldes üpris teistsuguseks koroonaviiruse poolt põhjustatud eriolukorra tõttu. Seetõttu on tänane päev ning ka see aasta kindlasti meelde jäävad. Mitte kõik siin saalis viibivad õpilased, lõpetajad ei jätka oma haridusteed järgmisel aastal Rakvere gümnaasiumis, kuigi suur osa seda teeb. Tänase tähtsa päeva puhul tahan soovida palju õnne kõigile lõpetajatele, nende õpetajatele ja lapsevanematele ning rohkelt edu ja kordaminekuid edasises elus. Oleme nende 9 aasta jooksul kogenud nii paljut, et seda on raske sõnadesse panna. Peaaegu 10, mis me siin koolis õppinud oleme, on olnud täielik tunnete karussel. Täna võivad kergendatult hingata ka õpetajad, kelle närve me oleme 9 aastat söönud, sest see etapp on läbi. Alustasime oma õpinguid Tallinna tänava majas, kus õppisime 5 aastat ja siis tulime Vabaduse tänava majja, kus õppisime 4 aastat. 2 koolimaja tõttu oleme kokku puutunud väga paljude erinevate õpetajatega. Seega soovin kõigi 9. klassi lõpetajate poolt avaldada siirast tänu kõigile õpetajatele, kes on meid nende 9 aasta jooksul harinud, toetanud ja meist tublid noored inimesed kasvatanud. Samuti tahan tänada kõiki lapsevanemaid,
kes on meid nende 9 aasta jooksul toetanud, aidanud ning kelleta me poleks täna siin. Minu suur austus kõigile 9. klassi lõpetajatele, kellega seda teed sai 9 aastat koos käidud. Siinkohal tahaksin öelda, et iga lõpp on millegi uue algus. Ilusad eesootavat suve kõigile ja aitäh! Nüüd kuulete Rakvere linnapea Triin Vareku tervitust. Armas põhikooli lõpetaja, täna on sinu elu üks tähtsaim ja ma loodan, et ka pidulikum päev. Oled näinud palju vaeva, kogunud tarkust, saanud kogemusi ja leidnud kindlasti ka toredaid sõpru sellel õpiteel. Olenemata sellest, kas ootab ees ametiõppe või gümnaasiumisse minek, siis usun, et oma südame tarkuse järgi oled teinud just õige ja hea valiku. Vahel on elu ettearvamatu, nagu juhtus ka sellel kevadel, ja õpilased olid kõik üle Eesti sunnitud olema siis distantsõppel. Aitäh, et sa jaksasid, aitäh, et sa pidasid vastu, aitäh, et sa oled täna siin ja lõpetad põhikooli, saad põhihariduse, mis on üks olulisim haridusteel. Ma tänan ka sinu vanemaid ja sinu õpetajaid, sest ka nendel on olnud sellel teel oma osa ja oluline roll. Aga nüüd ootab suvi ees. Puhka, naudi, soovin sulle toredaid koosolemisi sugulaste ja sõpradega, et suvi oleks rõõmude rohke. Rakvere linna nimel palju õnne kooli lõpetamise puhul. Loen teile ette saabunud õnnitluse. Head lõpetajad, on alatiseks meeldejääv septembri 1. päev, kui esmakordselt klassiukse saavad põues ärev tukse. Aga ei üksnes klassi just sava. Uks kogu ellu on ju see. Siit algab sulle sütitava ja suure elu avar tee. Teie esimesed õpetajad Mare Kütt, Lii Unt ja Ülle Klaassen. Nüüd esineb teile Rakvere gümnaasiumi teatriansambel. Päike, kes kõrguvad taevas ja lumivalgete pilvede ränd. Tal meeldib tormata vette ja naerdes, sel lasta lainete rünnata end. Üks, kaks, kolm, lõbusalt jääb. Ja õhtul lausa suures õnne selge helge suvetunne ei jäänud sammugi maha. Okei, veidi vallatuna tantsisime rannas, kuna kalipso muusika saatis seal meil. 1, 2, 3, lõbusalt elab. Vaadake, näitekas ei küsi, kui palju sa kaalud. Oled veevalaja, kalad või kaalud. Näitekas ei küsi, kus olid nii kaua. Kui tuleb proovi, siis lihtsalt katad vaikides laua. Näitekas ei küsi, olid kaugel või ligi. Näitekas teab juba niigi, kui pidi, siis pidi. Näitekas mitte iial ei küsi, kes noorem, kes vanem. Näitekas on nagu etendus, kui vanem, siis on parem. Aga samas, näitekas on nii üürike, aga sõprus on püsiv. Mina teie vanust küll täna ei küsi. Ma paluksin püsti tõusta Maial, Madlil, Katjal, Diana Raidil ja Diana Šelõtil.
Rakvere Gümnaasiumi teatriansambel soovib teile omalt poolt palju õnne lõpetamise puhul ja otse loomulikult tuult tiivalesse! Nii, sellega on meie aktus läbi. Sellega on Rakvere Gümnaasiumi põhikooli aktus läbi, palun koolilipp ja koolitongal välja viia.